Kas pööripäeval mölde leiab skalli ning kas tõde on kusagil olemas? Vandenõuanalüütikude suvepäevad 20. juuni Tartu kaasa raamustuju ja palju häid mõtteid. Üritame kogu perega tasuta. Head isemõtlevad Eestimaa inimesed, 20-22 juuni Vahemetsa talu Sellenurme külas Tartumaal, vandenõuanalüütikute suvepäeval. Sündmus algus kell 3 päeval, võtame kaasa rõõmsa tuju, palju häid mõtteid, sündmus kogu perele tasuta. Tere taas, head saate kuulajad! Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarjo Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudija on konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 11 võeti hästi vastu, samuti laekus palju küsimusi. Paljude saadete alguses on olnud teade vandenõuanalüütikute suvepäevadest. Sellega seoses on tulnud ka küsimusi. Miks paljusid inimesi nimetatakse vandenõuteoreetikuteks, vandenõuanalüütikuteks? Kas on olemas ka vandenõupraktikud? Millised on maailmas kõige suuremad vandenõuteooriad olnud? Kas meil hiljuti ei olnud mingit erilist sündmust, mille üle nüüd vandenõuanalüütikud hakkavad oma ajusid suvepäevadel ragistama? Palun, Andres. Tervist, mõistust ja tarkust, kes meie saateid vaatavad ja ka teistele. Ja näete ise momendil tänane pilt selja taga ei ole mingi ruum, vaid on 2 tegelast. Ja vaatame need tegelased üle, et saada aru, mis üldse vandenõu teooria on. Näete, pilt on ilus, kõik on paigas. Üks on valges rüüs, teine on nagu vihane, aga vaadake nende käte asend. Need on nullis, ei ole ühele poole kaldus ega teise peal. Ja toetuspind on, näete, hästi suur, mis asi see võib olla, see on ju maakera lihtsalt, või riik või mis see on. Ja võtame siis nüüd vandeteooria nagu mõtted ära, kumb see siis hea on, kumb on pale. Toome näite. Näiteks lähete õhtul kodu poole ja järsku näete mingid 3 poissi on seal ära linna tänavatel. Praegult on ju seal Rootsis igal pool on neid poisse rohkem tekkinud, kui seal tavaliselt elanikke kohalikke on. Ja siis õikavad sulle selja tagant elu või rahakott. Ja nüüd mõelge. Mida enamus teeb mass ja mida on võimalik teha, kes mõtleb loogiliselt. Nii, tavaliselt ütlen teile ette, massil on 2 varianti, kas paneb jooksu, kui on jalad, aga kui ta on vana ja ei suuda midagi ja kuna õigati sedasi, et elu või rahakott annab selle rahakoti ära. Nii, see on nüüd üks pool. Aga nüüd võtame selle teise poole, selle valge poisi poole. Tuletage meelde, meil oli üks selline aasta inimene, neiukene Riigikogus, Lehtme oli vist nimi tal, viskas paar pisarat ja rääkis, et annetage raha, annetage ja nuttis seal, ta oli nii ilus ja nuttis. Ja ta sai suure summa, ilma hirmutamata. Ja mõtelge, kes jälle talle seda raha andsid, kas massides või mõni üksik. Nii et mõelge, nii et vaadake seda pilti, kumb see hea on, kumb see paha on. Mina ei oska teile ette öelda, sellepärast seda varianti, näete seda käe hoidmist nimetatakse diplomaatiaks. Kui 2 tükki tulevad, suruvad kätt omavahel,
kas otse või põigiti niimoodi ja suhtlevad, kuule, teeme nii, teeme naa. Ja väiksel, nagu muidugi isegi ütleme, vanasõna ütleb, et alati on suuremal õigus, mõelge, kas on. Vaadake, kui on suur mees 2-meetrine ja väike Jaapani poiss, on väga kiire, ta on õppinud igasugusi asju, ta jookseb sust üles ja kägistab su ära või kuidagi niimoodi. Ja loomadega on sama. Väike loom otsib ikka suurema looma kõri ja seda ammustamise kohta. No vot, see oli siis nagu ütleme väike sissejuhatus, et vandenõude minna. Aga tavaliselt me ikka töötame niimoodi, proovime aru saada, mis asjad olid ja küsimused siin olid. Kes need olid, paneme siis esimese slaidi tööle ja siis siin ongi küsimusega sees, miks paljusid inimesi nimetatakse vandenõuteoreetikuteks ja selleks vandenõu analüütikuteks ja kas on olemas ka vandenõu praktikuid. Vaadake, see on väga lihtne ja ma soovitan, vaadake, kui teil midagi juhtub, siin tulevad need seadused pakkide viisi sisse, igasugused vihakõne seadused, siis saate selle vandenõu teooria peale lükata, sest see on üle maailma väga kuulus, et te lihtsalt arvate analüütiliselt ja see on sedasi, tee on teisiti, et see sõda tuli sedapidi või see tuli teistpidi, et see kindlasti on vandenõu ja nii edasi. Ja vaadake, lööme siis lahti, mis on üldse teooria, kui me nimetame vandenõud, siis seal on teooria. Ja teooria on, näete, lihtne, seletus, arvamus, oletus. Ja väga lihtne näide, mul on juhtunu kohta oma teooria. Ja vaadake, kui te sedasi ütlete, on mingi pahandus, midagi tahetakse teile külge kleepida, siis saategi ütleda, et see on lihtsalt minu juhtunu kohta teooria. Ja las see teine proovib siis praktilise tegevusega seletada, vaadake, ja praktika on tegelik kasutus, rakendustegevus. Ja vaadake, ütleb ka jälle see ära, väga lihtne vastus, oleme teoorias tugevad, praktikas nõrgas. Ja nüüd mõelge Riigikogu peale, kuidas seal see nende pool on see tugev teooria või praktika, kumb see nendel tugevam pool on. Ja nüüd jõuame, näete, vandenõu juurde. Selle definitsioon on, näete, salajane kokkulepe ühiseks tegevuseks kellegi vastu, harilikult poliitilistel eesmärkidel salasepis. Nüüd vaadake need sõjad, kuidas hakkavad, kas nad ei ole mingid vandenõud või kokkulepped, kuidas, mis hakkab. Või need samad, nagu ma rääkisin tänaval, kui tuleb see rahakoti küsija ära. Sest rahakoti küsija, kui hõikab raha või elu, siis on lootust, et jääd ellu. Aga kui ta ei hõika ja salaja tuleb, siis arvestage, ta võib mingi terariista kasutada ja nii edasi. Nii et silmad peavad olema nii ees kui taga õhtul pimedas ja loomadel on kogu aeg selline elu, sest nemad teavad, kui ta on kavalam, väike, jõuab ta eest ära ja puu otsa ja kuhugile minna, on tal üks päev jälle juurde anda. Aga inimene on selline lugu, et temal ahnusega kaob see tähelepanuvõime ja kõik see mõtlemisvõime ära ja siis vaadake, kui ilusti see Lehtme seal ilusti Riigikogu puldis nuttis. Kui kõik hakkaks nutma, vaadake, meil oleks elu vist korras või kuidas see on. Ja näete nüüd vandenõu teooria on hüpotees. Jälle, mis see teooria on, mis eitab teatud ajale sündmuste üldtuntud käsitlusi, väites, et need põhinevad vandenõud.
on jälle ütleb ära, et see on nüüd teooria, vandenõu teooria, ennem oli teooria, arvamus, oletus, näed, ta läheb kokku. Et see ajale sündmus ei ole ikka õieti toimunud ja mõelge ise nüüd hiljuti ka suur pakk paberid avanes Kennedy mõrva kohta, kas see Oswald ikka oli KGB agent ja suutis sealt 3 kohast, erinevast kohast tulistada ja nii edasi, nii edasi. Ja analüüs, näete nüüd, kui oli olemas see teooria, siis on nüüd vandenõu analüütikud ja nende kokkutulekust on reklaami ees ja see on nüüd tulekul, siis vaadake, mis tähendab nüüd analüüs. On algosadeks lahutatav uurimine, eritlus ja põhjendus on sündmuste, nähtuste, olukorra asjalik, kaine, põhjalik analüüs. Näete, see ütleb kõik ära, see ongi nüüd loogiline mõtlemine. Ja kui on analüütik, vandenõu analüütik ja talle midagi halvasti öeldakse, siis ta saab alati öelda, et näete, mul on see teooria, see ei ole ju tegemine. Ja vot näete, tulebki vandenõu teoreetik, teeb oletuste arvamuste alusel kindlaks vandenõu olemuse. Ja vandenõu analüütik teeb vandenõus põhjaliku analüüsi lühidalt ja nüüd vaadake lõpus, kes on siis see praktik, viib vandenõu praktiliselt ellu. Vot nii, vot neid me ei saa kunagi õieti teada, kuigi vandenõu teooria analüüs nagu ütles, et Oswald 3 kohast lasi seal Kennedyt. Aga kas on see pool õige? Ja näete, lõppu paneme järelduse, nii nagu eeldusväide on ja et oleme selle arutluse ära teinud. Siis on need inimesed oskavad oma aju mõtlemiseks kasutada, kindlasti on olemas vandenõu, väljamõtlejaid, näete, kes mõtleb selle pahanduse välja, see on teooriak ja täideviijad on praktikud. Nii et saime siis esimesele 2 küsimusele vastused. Läheme siis järgmise slaidi juurde. Vaatame ka lühidalt, millised need maailmas siis kõige suuremad vandenõu teooriad on ja ma usun, et te teate minust rohkem, sest ma neid väga palju ei uuri, sest loogika ütleb kohe ära, kui olete tehnokraat või koheselt loogiliselt oskate mõelda, et on seal mingi vandenõu või on ta kohe juba tõestatud materjal teie jaoks, aga kui te ütlete selle välja, siis arvestage, võib-olla tuleb hakata kaitsma, sest öeldakse, et te olete hoopis vandenõu praktik, et te saite asjaga ise hakkama või kuidagi nii. Ja näete, mõned vandenõu teooriad on siin tuntud, maailma valitsemist käsitlevad vandenõud, on hulk teooriad, mille kohaselt eksisteerivad salaorganisatsioonid, kes tegelikult valitsevad maailma või tahavad haarata võimu. Näete selle kohta, kuna ma olen selline tehnokraat, siis ma ütlen, et olemas on looja ja looja on pannud sellised suurvõimud, kes ennast ei esinda, süsteemi käsitlema, tegelema ja asja täide viima. Siin mõned mehed räägivad kogu aeg, oi kui õige aeg tuleb kohale, siis asjad muutuvad, ei ole, need on malelaud, tal on ruudustik olemas, kabelaual on ka ruudud olemas, juurde võite teha, siis ei ole ta enam see klassikaline male või võite igasuguseid muud lollakaid teha. Aga maailmasüsteemi juhtimine toimub male abil põhiliselt ja aasta selline keskmine on 3, 10, 3 ja kui on veel vaja, siis on 6, teate küll 6 miljonit ja nii edasi, nii edasi. Nii et selle kohta on nüüd vandenõud võib panna, et seal igasugused asjad toimuvad, aga ju ta tuleb sellelt aru saada. Järgmine on, näete, koroonapandeemiaga seotud vandenõud. Koroonapandeemia olevat näiline, koroonaviirus polevat olemas ja või olevat see tahtlikult loodud biorelv, mille vastu vaktsineerimine olevat kahjulik ja nii edasi. Siin on jälle, näete, selline pool, muidugi on ta
ära, sest suuri inimesi, ütleme, on mõtet vaktsineerida. Tal on juba organism on niivõrd tugev, ta lahendab oma probleemid ära, tähendab, see on nüüd katsejänesteks tehti või prooviti siis mingisugune osa ära hävitada. Mõelge nüüd ise, kui meil oli see koroonaviirus, see 20-ndatel ja mille see tuli siin, kas siis see, kus see sõda on ukrainlasi, on kunagi viiruse süstiga tehtud, kui nad on siia põgenenud tulnud. Aga meil on need jääknähed all, need matsud, kes kuidas kannatab, aga osadele tehakse, osadele ei tehta, nii et mõelge, kas see on vandenõu või on ta juba praktika. Siis maailmalõpu teooria, ise mõelge, lugege, inimeste ohverdamine, see on sõda, igal juhul ohverdatakse, siin ei ole midagi. Siis ufode saladuste varjamine, no vot näete ise, kas on need ufod või ei ole. Need püramiidid ja kõik need suured kõrgmägedes linnad, kus inimesed elasid varem. Inimesed saavad sinna minna, vaadata, aga kes nad ehitas või on lihtsalt see, mis kunagi tehti, on meil 5-6 inimpõlvkond ära hävitatud, ära kadunud või jäävad lihtsalt sümbolid püsti, nii et igat pidi. Ja näete, järgmine on siin, mis siin on, näete, kohta läks natukene edasi, on näete Apollo vandenõu. No see on ka huvitav selline asi, kas alati saate teha enda loogilise mõtlemise, need USA mehitatud kosmoselaev Apollo 11, ega ka keegi teine polevat kunagi kuu peale laskunud. No vaadake, ühes saates ma rääkisin ka sellist Kirkkalevist, kes nõukogude ajal unustati 10 kuuks kosmosesse ja kui ta sealt peale Nõukogude Liidu lagunemist ja uue Venemaa või selle Vene Föderatsiooni tekkimist alla toodi, siis ta tervise taastamine võttis ikka peaaegu 2 aastat, niimoodi ütlevad, luud olid nii nõrgad ja rakud olid nagu lagunenud ja nii edasi. Nii et mõelge ise, kas sai sinna sõita või ära. Ta läheb orbiidist ikka välja, seda eemalt nähakse. Ja teine küsimus alati, kui te analüüsi teete, siis mõelge, kui Apollo käis kunagi seal kuu peal ära, miks nüüd ei käida? Kuna iga kõik seletame, et me oleme nii tehniliselt arenenud ja nii põhjalikult kõike teame asju, me oleme hoopis targemad kui eelmine põlvkond, siis see küsimus annab paika. Ja näete, viimane siis on see 11. septembri vandenõu. Ise vaadake neid videosid, kuidas need kaksiktornid ülevalt alla kukuvad ja mille pärast see tehti üldse. Näete, see on nüüd alustuseks 2001 hakkas see minema, sest kui hakkas tulema 2000. aasta, siis kõik ootasid, oi nüüd kui 2000 tuleb, siis juhtub midagi ja värki läheb pahaks. No aga oli ka arvutitega oli probleemid, et nullid kui tulevad ette ja nii edasi, nii edasi. Nii et sellele küsimusele saime ka ära, et saate ise vaadata, kas on neid olemas. Ja nüüd viimane selle väikse osa kohta oli küsimus, et kas meil hiljuti ei ole olnud mingit erilist sündmust, mille üle vandenõu analüütikud hakkavad oma ajusid suvepäevadel ragistama. No seda suvepäevad tulevad ja mõelge, oli küll ju, näete, relvitu naftatanker, Jaguari tagaajamine, panin sulgudesse ka, et filmid ja kõik näitasid ja mul ei ole siin midagi juurde mõelda, võtame need suure meedia info. Need esimene info, mida andis välja Eestinen. Näete, kuupäev on, pidav pealkiri oli need sõda Soome lahel, Eesti sõjalaevad, kopter ja lennuk üritasid hõivata Vene tankerit, kuni sekkus Vene hävitaja. Näete, 14. mail oli. Ja kohe järgmine päev tuli Eesti vastus. Näete, Karus ütleb,
Eestil ei olnud plaani minna varilaevastiku tankeri pardale 15 mail. Ja nii, et te saate lugeda, näete, infod ja saidi aadressid on all. Ja siis näete, ütleb ilusti kaitseminister järgmine päev. 2 päeva on mööda läinud, kõva asi, kohe ei jõua reageerida. Ja nii kõva asi ütleb, näed, kaitseminister Pevkur intsidentsis Läänemerel. Tegelikult näitas Eesti jõudu. Te saate jälle lugeda. Ja selle kohta kuulsin ühelt mehelt, selliselt ka aju ilusti tüütab, rääkis loo. NB, need 2 vandeanalüütikud vaidlevad jõu näitamise kohta. Nad võtsid selle lausest kohe 2 sõna välja, et Eesti näitas jõudu, siis üks ütleb, mul ei seisa. Teine ütleb, mul jälle hästi ripub. Ja näed, kui jõud poisid nad on. Nad panid asja paika või on hoopis vastupidine, ma ei tea. Aga ma arvan, et sellest hakatakse ikka rääkima, sest sellised asjad võivad tulla. Ja vaadake nüüd, küsimusest võivad ka olla kokkutulekul, miks erinevate infokanalitel kajastatud tankeri Jaaguri saaga on nii erinev ja kelle huvides tegutseb siis praegu see Eesti välisminister ja sõjaminister, sest hävitajal on kindlasti raketid peal. Kui oleks järsku juhtunud, seal keegi oleks käsu andnud sellele lendurile, ta ainult selle juhtkangi punast nuppu vajutab vasakut või paremat poolt, ta teab, kus need raketid asuvad ja tulebki sahin ära. Ja näete, nüüd küsige ise juurde, kas sellised intsidendid ei või algatada sõda. Või ootame seda sõda siin hooga, maksame maksumaksjana seda rahakest, nii et olgu see sõda, aga asi on ikka siis seda väär. Nii, selle 3 asja kohta saan öelda sellised asjad, et vandenõud on alati olemas olnud, on teooriad, analüüs, praktikad ja näiteks meil poliitikud kasutavad teooriat, see suu on hästi koha peal, lugege mu huultelt või ei räägi, aga praktikud teevad selle tralli praktiliselt ära, selle pahanduse või headuse. Nii et minul on sellest ära järsku on veel lisada tulla sellise vandenõu värgi kohta, sest see on selline huvitav teema, sest vandenõu, ütleme, kes kohtuasju uurivad ja politsei, nendel on versioonid ja motiiv. Matemaatikutel on eeldus, väide, tõestus ja nii edasi. Nad kõik on ühesugused loogikaga. Tulles nüüd Rootsi vangide juurde, mida soovitatakse Eesti tuua, siis kas seda absurdsus saab ka loodusseadustega selgitada? Palun. Muidugi saab seda ära seletada ja see on, ütleme, loodusseaduste poolt ka. Näete ise, kui ma selle ära räägin, saate aru, et siin tahetakse looduse süsteemi natukene muuta, inimgeene, inimolemusi, sest vaadake uudis see, mis tuli ka nüüd hiljuti, et Tartus on ühiselamu kohtadega raskusi. Tähendab, ülikoolis, kes kooli lähevad, neil ei ole kusagil elada. Ja samas on Tartu vangla, nagu nüüd räägivad, on vaba, tühi. Tähendab seda oma haridust, mõistust, tarkust meil tegelikult ei vaja, sest ei ole mõtet neile anda seda kohta. Ja tuuakse siis Rootsist, nagu oli see jutt, tuuakse sisse ja sisse tuuakse, ütleme, rahvus, kes on temperamentne. Ja sellega mõelge ise, mitu kohta, hakake arvutama, mina ei viitsi arvutada, tuleb jämedalt, tuleb näiteks 100 vangi, siis arvestage, kui nad on temperamentsemad, siis nad on ka rohkem suguvõimelisemad ja nendel
tuleb kaasa, noh, vähemalt ühele tuleb 20 inimest ikkagi juurde, üks terve küla ja nii edasi, kuidas seal on. Ja see genofond hakkab segunema. Öeldakse küll, et vangid ei saa kuidagi moodi välja, ega vangidel ei olegi vaja sealt välja tulla, aga tulevad õed, vennad siia Tartusse, siis Tartu rahvaarv suureneb vähemalt kohe ära ja siis, kui ta natukene aeg on elanud ja on vaja maasikaid korjata, midagi, nad lähevad algus võib-olla appi ka, kui on paar korda käivad ühe suve või käivad aitamas ka, saavad load, elamisload, hallipassi omanikud, need on likvideeritud, nendele antakse ikka Eesti pass kohe, sest neil passides ei ole enam rahvus sees, ma mäletan, oli esimeses passis oli veel eestlane, venelane ja kuidas seal oli Eesti passis sees, aga nüüd ei ole Euroliidu passis, seal ei ole, võite kontrollida. Ja loodusseadusega ongi nüüd ära, kuna eestlane ise ei taha nagu ühistegevust teha, teevad hästi palju erakondi jutti, kõik tahavad eraldi olla, kõik tahavad olla juhid, aga teisel rahvusel on jälle see usk ja see usk hoiab neid koos kõvasti ja selle usuga nad suudavad paljuneda, sest neil ei ole vaja öelda, et kuulge, et rahvaarv väheneb, nad öösel oskavad asju teha, nad ei vaata neid filme ja nii edasi ja ei kasuta neid kaitsevahendid, nad ei tea ka nendest võib-olla ja nii edasi, nii edasi. Vot see ongi nüüd loodusseadus, et siin on vaja rahvast vahetada. Aga mille pärast? Noh, tõenäoliselt ongi, ära läheb siis, ei tea, mis seal maa sees on, saab nendele ligi ruttu ja on loodusseadusega paigas. Kui ise me ei taha vastu hakata, ei taha eestlane ühineda, hakata ütlema, et aitab küll, et me ise katsume nüüd 3 aasta pärast paljuneda ja 4 aasta pärast on meil selline protsent rahvast juures, aga seda ettepanekut ma ei ole kuulnud üheltki erakonnalt, et oleks vaja, kõigil on vaja, et meil kanname kätel või oma Eesti või nii edasi, kõik võib oma olla. No vot see on see vastus. Läksin pikali võib-olla. Siinkohal lähme küsimustega edasi. Kas Saksamaa metsaraidumisel on midagi ka Eesti metsaraidumisega ühist? Kas Hiina oskab ka lääne elektrivõrke jälgida? Palun. Nii, ega siin ei ole midagi, lähme siis slaidide juurde ja asi on, saime siis slaidi lahti ja näete, mis Saksamaal siis on. Uus kampaania Saksa-Austria avalik-õiguslikus televisioonis. Otse on välja käidud eesmärk. Nagu meile öeldakse, me oleme ilma eesmärgita, aga nemad on eesmärgiga. Meie metsad on kliimale kahjulikud. Vaadake hästi otse öeldakse. 13. mail, Report 24 News, vaadake üle, siin on lühendatud variant. Ja näete, võtame selle kokku, kes ja kus, mis aitab. CO2, see on süsihappegaasi hullus, absoluutne hullus. Mille ainus eesmärk on avalikkuse raha ümberjagamine, on saavutamas uusi kõrgusi. Ilmselt on globalistlikud ringkonnad kehtestanud uue standardi. Meie metsad on kliimale kahjulikud ja paiskavad õhku rohkem CO2, süsihappegaasi, kui nad neelavad. See pole mitte ainult rumal, eluohtlikult moel vale, vaid meenutab ka Bill Gatesi plaane metsad maha raiduda ja maha matta, et need enam CO2 ei toodaks. See on täieliku hävingu tume düstoopia ja peavoolu muusika mängib kaasa. Näete, sellist asja ei mõtle välja siin Eesti talupoja mõistus kuidagi moodi, et varem tehti alet, mäletate, põlegati palgid maha ja siis, et kännudest teha põldu, siis põletati alet ja tuli suitsu, mis aitas väikestel kasvudel kohe juurde tulla, sest CO2 tuleb juurde ja taim vajab seda.
ja näete, siin on, ütleb ka ära ilusti, see on nüüd 12. mai, näete, 25. esitles Orf oma panust rahvusvahelisse kampaaniasse meie planeedi metsade vastu parimal ajal. Ajalehes Science Bild 1 globalistlikud miljardärid, sealhulgas Bill Gates on välja andnud loosungi, et metsad on kliimale kahjulikud ja aitavad kaasa CO2 heitkogustele. Nad toodaksid rohkem CO2, kui nad neelavad. Selle hulluse tulemus Bill Gates töötab selle nimel, et raiuda terveid metsi ja matta puitu maasse, et see ei saaks tagasi CO2 muutuda ja atmosfääri osaks saada. Ja näete, kokkuvõtte sellest juurdes on tehtud ka mudelarvutused, sellised huvitavad, mis siis toimub. Saksamaa ja Austria avalik õiguslik ringhäälingu organisatsioonide väited on absurdsed. Need ei põhine teaduslikel mõõtmistel, vaid eeldustel, millest mõned põhinevad täiesti valedel väidetel. Näete, ei ole vaja, aga Bill Gates ja neid saab ju päikesepatareisid lihtsamalt panna maha, sest metsa põle ees ja nii edasi, nii edasi. Näete ise seda olukorda. Nii et järgmine, läheme siis veel edasi siin. Mis siis oli? Järgmine oli, kas Hiina oskab teha. Nüüd mõtleme, meil on see, me Hiinast üldse ei räägi kuidagi, me oleme niivõrd sõltuvad. Kunagi 30 aastat tagasi, kui tuli CE-märgistus ja hakkasime õppima seal üle euronorme tehnilise poole peal. No siis oli neid standardid ka, ma lugesin neid standardid ka, siin on juttu olnud ka nendest raadio ja need mobiilimastide sagedustest, aga see on juba nagu unustatud ära, G5 ja nii edasi. Sest seal oli ainult Norral oli ette nähtud Tesladega kõige normpaigas. Aga see ei ole nüüd huvitav. On unustatud, nagu öeldakse, küll nad jälle varsti ärkavad, et vaja neid mobiiliseadmeid hakata vaatama, et nad on liiga ligidal ja nii edasi. Ja näete, Hiina salajane jälgimistehnoloogia ohustab lääne elektrivõrku. Ja näete, nad on tehnoloogia sisse pannud ja siin nüüd proovitakse põhjendada igat pidi, kas ei tule, aga tehnoloogia on praktiliselt, kui on tehtud, nagu meil siin eespool oli see vandenõu teooria, siis vandenõu praktikud on need võib-olla sisse pannud ja me ei märka. Et on näite ka, kunagi ma ikka parandasin nii nõukaajal telekaid ja kui tuli siin uuemad telekad ja raadiod, siis oli huvitav selline variant, kui Hiina mingisugune asi tuli, siis viimase kruviga, kui keerasid kaane lahti, siis midagi lendas laiali seal. Nii et kokku ei saanud enam panna, sest seda ei tohtinud nagu puutuda ja oligi asi parandatud. Nad on kogu aeg mihklid olnud sellised. Ja vaadake nüüd, mis Hiina märgi kohta ütlevad, samal ajal kui lääne valitsused jätkavad vastuolulist energiapööret, on nad lubanud Trooja hobus oma kriitilisi infrastruktuuri südamesse. USA eksperdid avastasid Hiina päikesepaneelide inverterites ja akusüsteemides peidetud sidemooduleid, seadmeid, mida tootedokumentatsioonis ei ole loetletud ja mis võimaldavad kaugjuurdpääsu. Peamiselt Hiinas toodetud inverterid ühendavad päikesesüsteeme ja tuuleturbiine elektrivõrkudega üle maailma. Neid kasutatakse ka elektriautode akudes, soojuspumpades ja laadijates. Mobiilsidemoodulid loovad aga täiendavaid sidekanaleid, mis võimaldavad neist kaitsemeetmetest mööda hiilida. Tagajärjed oleksid laastavad, inverterid saaks kaugjuhtimise teel välja lülitada või nende tööd muuta, mis destabiliseeriks elektrivõrk ja põhjustaks ulatuslik elektrikatkestusi.
Ja näete, riigi julgeolek on ohus, ütleb ameeriklane, Florida suurim elektriettevõte üritab juba Hiina inverterid vältida, ei osta. Et tema on praegult ütleme kõige tavalisem. Aga meil vaadake on, et saab igasugused mobiilimastid, kõik on Huawei omad. Hiina turgu domineerib tohutult, näete, Huawei, inverterite on suurim tarbija, moodustades 29% ülemaailmsetest tarnetest. Järgnevad Sungrow ja Kinglong Solis. Ja Saksa päikesepaneelide arendaja 1,5 on filtr, väldib turvakaalutlustel Huawei inverteri. Näed, neid ei võtta, aga kus see on? Kui me kirjutame Huawei asemel mingit teise, toodame Huawei's seal Hiina tähti ja hieroglüüfe saab ka muuta, nii nagu inimesed muudavad meil siin oma nimesid või kuidas olekut. No see on kõik olemas. Sellega näete ära ja lähme edasi selle sama teemaga, näed salajane jälgimine, kuidas, mida öeldakse. Edasi näed. Ja ohtu süvendab Hiina seadus. Vaadake, hiinlane on oma firmadele pannud käsu sisse, et on vaja teha need jälgimissüsteemid, las ülejäänud vastased ostjad otsivad, mis nõuab ettevõtetelt luureagentuuridega koostööd. Näete, see on suur riik. Seal need ekspertide jutud, nagu meil siin ütlevad, eksperdid teavad, kus, mis poolt tuleb. Seal on käsk sees, asi peab olema sees. Euroopas võib vaid 3–4 gigavatti energia kontrollimine põhjustada laialdasi häireid. Võrdluseks Pürenee poolsaare elektrikatkestus põhjustas peaaegu kindlasti veidi üle 2 gigavatti. Aga näete, praegult on selline lugu, arvatakse, et isegi 3–4 gigavatti saavad häirida need Huawei poisid või need Hiina poisid. Ja näete, see Hispaania värk oli siin, oli üks saade ka, eelmine saade siin, kus me rääkisime sellest. Nii et näete, päikeseenergia tootmisvõimluse kadu. Euroopa päikeseenergia tootmise nõukogu hinnangul on Hiina inverteritega ühendatud, vaadake numbrid, siin räägime ära, mitte 3–4, vaid 200 gigavatti Euroopa päikeseenergiast. See võrdub enam kui 200 tuumaelektrijaamaga. Näete nüüd, räägite siin sõjast või mingi droonide rünnakust, aga seal vajutab poiss arvutil nuppu, näete 200 giga. Midagi toimub, tuumaenergia läks ots ära, talvel sobib see hästi, teha pulli natukene las, kühveldavad lume sees, seal otsivad vigu ja nii edasi. Kui me oleme juba nii, ütleme, rumalaks muutunud, et sõltume ainult tarkadest Hiina poistest, kes nõukogude ajal, ma mäletan, tarnisid ainult Hiina taskulamp oli ja siis pingpongs või see lauatennisereket ja head olid ka Hiina ketsid. Need olid väikajasid taga, muud ei olnud. Ja näete nüüd Iisraeli inverteri tootja SolarEdge, sellest me eespool juba rääkisime, esindaja Uri Sadot hoiatab. Kui te juhite kaugjuhtimise teel suurt hulka koduseid päikesepaneelide invertereid ja teete samal ajal midagi pahatahtlikku, võib see pikema aja jooksul elektrivõrgule katastroofilisi tagajärgi avaldada. Leedu on juba reageerinud ja novembris vastu võtnud seaduse, mis blokeerib Hiinast kaugjuurdepääsu üle 100 kilovatise võimsusega päikese, tuule ja akusüsteemid. No see blokeerimine on ka selline huvitav, siis tuleb, kui tahate blokeerida, peate need seadmed välja võtta. Sellepärast sa ei tea nende tagaluuke arvutiprogrammil või eesluuke, kus tuleb. Ja näete isegi selles report 24 on ka Eesti luurejuhist juttu. Näete, Kaupo Rosin hoiatas, et riik
võib muutuda väljapressimise suhtes haavatavaks, kui see ei keelusta Hiina tehnoloogiat kriitilises majandussektorites. Näitab suulisest hoiatusest küll. Nii et selle poolega küsimusega on ka minul nüüd nagu ühel pool ja mis siin on, võtame nüüd selle kokku, nüüd mõelge ise. Oleme hooga, võtame neid asju sisse, lülitame ennast saartalitusse igale poole, kui hiinlane võib terve Euroopa 200 gigavatti välja lülitada ehk 200 tuumajaama suuruse võimsuse, mis on ükskõik mis kellaajal, ja asi on paigas. Nii et mõelge nüüd ka sellisele asjale tehisarule, võib-olla see proovib hoopis seal sukerdada natukene nende võrkudega, teeme pulli ja nii edasi. Filme on küll olnud, need filmid, mis ühe sõnaga jooksevad, ei ole ju ka ühe sellise mõttega välja tuldud. Nii et minu poolt kõik praegu. Aitäh sulle, Andres. Siinkohal olemegi jõudnud saatega siis sinna lõpuetappi, et kõike head ja nägemist. Nägemist. Meil on Eestile plaan B.